Lexuse iselaadiva hübriidiga oled alati sõiduvalmis. Tule ja vali endale Lexuse hübriidmaastur NX või RX, sest praegu on liisingu sissemaks alates 0%. Ootame sind Lexus Tallinna esindusse. Pakkumise tingimused kehtivad juriidilistele isikutele. Finantsteenuse pakkujaks on Luminor Leasing AS. Tutvuge liisingu tingimustega ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga. Kuku raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere head kuulajad, kell on nüüd natukene 11 läbi, käes on 29. oktoober. Digitund alustab. Mina olen Hans Lõugas, saatejuht on Henrik Roonemaa, Geenius.ee portaalist oleme ja me räägime sellest, mis on viimasel nädalal meie tehnoloogia radarile pidama jäänud. Ja muidugi on pidama jäänud see, et Eestisse ja kogu maailmasse tuli lõpuks müüki esimene tõeliselt hea iPhone. Ja nii on. Ja see ei ole veel kõik, sellepärast, et juba homme Eesti aja järgi pärastlõunal kuulutab Apple välja veel midagi ja me natukene vaatame otsa sellele, et mis see võiks olla. Räägime ka sellest, kuidas mõned telefonid, Google'i telefonid näiteks muutuvad paremaks niimoodi, et võib-olla ei peagi uut telefoni ostma. Eestis on üles pandud 100 allkirjadega petitsioon keelustada 5G, sellepärast, et see väidetavalt kahjustab inimeste tervist. Hans Lõugas uuris seda asja ja näeb praegu täitsa terve välja. Ja HTC on valmis saamas ühe telefoniga, andis selle eelmüüki, aga seda ei saa osta ei dollarite, eurode, jeenide või muu valuuta eest. Ja väiksemaid uudisteemasid, millele on väärt otsa vaadata, on meie saates veel ja seda me kindlasti teeme. Digitund. No nii, iPhone XR oli siis see telefoni mudel, mis eelmisel reedel Eestis ametlikult müügile tuli, poodides järjekordi väga pikk just ei olnud, sest see on mõnevõrra veider telefon. Kunagi varem pole olnud niimoodi, et Apple toob siis ühel sügisel välja portsu telefone, mis on väga sarnased omavahele. Üks neist on justkui teistest odavam, justkui natukene kehvem. Tõsi, see on ükskord varem ajaloos olnud, siis oli iPhone 5C tuli ja see 5C oli üsnagi läbi kukkumine, keegi seda ei tahtnud, see oli kehv telefon. Aga ta ei olnud tegelikult nagu kehv ka. No ta oli selline, ta ei meeldinud inimestele. Ma arvan, et seal oli probleem selle 5C puhul see, et ta nägi, kõik teadsid, et see on see odav. Ja inimesed, kes tahtsid iPhone'i, ei tahtnud saada endale templit otsa, et ma olen see tüüp, kellel ei olnud raha või kes ei raatsinud seda päris iPhone'i osta, et ma sain sellise värvilise nagu laste iPhone'i. Ma arvan, suur osa põhjusest oli see, miks ta läbi kukkus. Ja mul tuleb meelde, et tõesti sa ütlesid, värviline oli see 5C ja nüüd on see iPhone XR, võib-olla mis temaga väljast vaadates kõige rohkem silma torkab, et see on ju ka saadaval sellistes lustlikes värvilistes toonides, mitte sellistes, nagu see päris uus telefon XS on siis kuidagi, ma ei tea, šikim või ma ei tea, peaks olema viisakam, siis see XR on sellised, seal on sinine, must, valge, kollane, siis mingisugune, ma ei tea, oranži, koralli taoline värv. Kas see on siis noorte telefon, odav, aga hea noorte telefon? Ja see on tegelikult, sa ütlesid, et see on selline imelik või natukene veider telefon, et täpselt nii ongi. Ja neid põhjuseid, miks ta on imelik, on hästi palju. Me võiksime neid siin järjest lahata. Esimene põhjus, miks ta on imelik, on see, et see on nüüd siis tänavuse, ütleme, antud hooaja rahva iPhone, see odav iPhone. Kõik räägivad sellest, kui sellisest nagu baby iPhone'ist või mõistliku hinnaga iPhone'ist. Ja kui me vaatame hinnasildile otsa, siis me saame aru, kuivõrd osav on Apple olnud oma PR-is või kuidas Apple suudab tarbijate taju manipuleerida. Ehk et kui kõik, mina räägin seda naljaga, aga palju kommentaatoreid, spetsialiste, tehnoloogiafänne maailmas, kes räägivad seda tõsiselt, et see on see odav iPhone. Ja see odav tähendab, et ta hind algab 869 eurost. Et kuidas meie taju on muutunud, mis on odav iPhone, veel hiljuti olid ju SE oli müügil mõnesaja euroga, on siiamaani tegelikult, aga ta on vananenud juba sisuliselt ja see 5C oli ka odav, ma ei mäletan peast, palju ta maksis, aga ta oli ikkagi tunduvalt odavam. 869 oli vanasti tipp iPhone hind.
ja nüüd on see odav iPhone toodud siis sinna tipp iPhone'i hinda ja kõik räägivad, et see on siis see odav iPhone. Ei ole. 869 € eest saad 64 gigabaiti, kui tahad rohkem mälu sinna saada, siis saad maksta kas seal pealt 900 € või ka isegi pealt 1000 €, nii et see on siis odav iPhone. See on esimene veider asi minu arust tema juures. Ja teine veider asi on see, et ta kuidas seda nüüd siis öelda? Ta on peaaegu täpselt sama hea kui need veel kallimad XS-id, ehk siis need nii-öelda siis need päris iPhone'id. Seal on väga vähe vahet. Hinnavahe on mitusada eurot, aga sisu on täpselt sama. Kui ma nüüd korraks põikan tagasi sinna vanasse meenutusse, siis oli see, et iPhone 5C oli tegelikult igane tehnoloogia eelmise aasta mudel uues korpuses. Aga nüüd, mis me räägime, see on täpselt sama uus telefon, see protsessor on seal sama uus kaamera, on muide uuendatud, näotuvastus on uuendatud. Kõik täpselt sama uus tehnoloogia, mis nendes kallides mudelites, nii et lihtsalt natuke odavam. Ja mõned vahed on. Ja nüüd siis me võime arutada või vaielda selle üle, et kas need vahed on olulised. Nii palju kui ma olen seda telefoni ise nüüd käes hoidnud, natukene kasutanud, põhjalikult testinud ei ole. Et see pole ekraan? See test tuleb meil tõenäoliselt selle nädal jooksul Geeniuses, aga kõik Ameerika ajakirjanikud, kes said selle juba varem kätte, kes said seda testida, ütlevad, et ei ole vahet. Et ei olegi, et see on täpselt sama telefon nagu XS, aga OLED-ekraani asemel on LCD. Mõned inimesed maailmas on tõenäoliselt, kes ütlevad, et oi, mulle see ikka ei sobi. Aga see on väga hea LCD. See on tõenäoliselt parim või üks parimaid LCD-ekraane, mis kunagi on telefoni pandud ja ma pean kihla, et 99% kasutajatest seda igapäevaselt kasutuses ei märka. Ja ma mõtlesin välja, kuidas inimestel selgeks teha see vahe, LCD ja OLED-i vahe. Kui te tahate väga seda erinevust näha, siis panete telefoni lauale ja vaatate väga suure nurga alt. Siis te saate aru, et OLED paistab väga nurga alt, väga hea ekraaniga, aga see LCD on siis mingi nurga alt natukene muutub. Ja OLED-i suur trump on OLED-i puhul alati see, et mustad on nagu täiesti mustad. See on tehnoloogiline erinevus, et OLED-i must tähendab seda, et midagi ei panda üldse põlemagi. Ta ongi täpselt lihtsalt pime, must. LCD puhul on seal tausta valgus ja seal tuleb siis teha trikke, et see must natukene helendab, aga see on üks selline vahe. Ja teine suurem vahe, mida ma üldse välja tooks, on see, et XR-il, ehk siis väga kallil odaval iPhone'il ei ole taga 2 kaamerat. Et Apple'il on nüüd juba kas on teine, 3. põlvkond läheb, kus kallimatel mudelitel on taga 2 kaamerat, on üks tavakaamera ja üks siis nii-öelda see telefotokaamera või millega on parem portreesid pildistada. Aga ka seal öeldakse, et ega see tegelikult see Apple'i teine kaamera ei ole eriti hea. Et valdav enamus pilte tegelikult tasuks ikkagi teha nii-öelda selle ühe kaameraga, mis on ka XR-i küljes. Sinul oli kunagi see portree, mis sul oli 8+ või 7+, mis sul oli? 7+ vist, jah. Ühesõnaga oli see teise kaamera, ma ei tea, kui palju sa kasutasid seda? Ikka tuli ette küll, et ma uskusin seda. Ma uskusin, mida Apple ütles, et nad on vaja 2 kaamerat, et teha portreepilte. Ja nüüd ma saan aru, et see on vale olnud, et see XR, ma nägin neid pilte, me tegime sellega. Väga ilusad portreepildid tulevad ühe ainsa kaameraga. Ehk siis teiste sõnadega tehnoloogia on selles edasi jõudnud, et tarkvara suudab sellest ühest kaamera objektiivist välja võtta sellise info, et eristada, et uduse tausta ja inimene on terav. Ja polegi vaja enam 2 kaamera objektiivi, nii et ühesõnaga super komplekt. Jah, me otsime sinna asja ja mis tuleb veel öelda, 2 asja, mida ma selle XR-i kohta pean ütlema. Üks on see, et tal on täna parim aku kõigist iPhone'idest. Et see aku peab kauem vastu kui kallimatel telefonidel. Uskumatu. Ja üks põhjuseid, miks see niimoodi on see, et see telefon on suhteliselt suur. Minule ei meeldi. Sellise suurusega telefon, sulle meeldib. 6,1 tolli on ekraan väga suur. Et ta on suurem kui see tavaline iPhone, aga väiksem kui pluss. Ta on kusagil seal 2 vahe peal, aga ta on suhteliselt suur, kui te teda kätte võtate. Nii et kes plaanib osta, kindlasti tasuks poest läbi jalutada ja vaadata. Ja saab värvilisena ja muud vahet ei olegi. Aga samas, ärme nüüd ikkagi tõesti, veel kord tahaks selle lõigu lõpetuseks nagu rõhutada, et ärme lase endale ajudesse istutada seda juttu, et see on see odav iPhone, 1000 €, 869 € iPhone ei ole odav iPhone. Et imelik oleks ka, kui siin oleks väga midagi kokku hoitud või kuidagi Aga see on, ütleme, geniaalne hinnapsühholoogia, et sa paned midagi väga hullu hinnaga. iPhone XS maksab 1700 €. Paned selle müüki ja siis on juba see 800-900 tundub nii odav, poole hinnaga saadud. Hüva, ühesõnaga selline on iPhone XR, teeme väikse pausi ja siis meil üks Apple'i jutt on veel rääkida ja siis läheme teiste uudistega edasi.
digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Jätkame saadet, Ants Lugas, Henrik Roonemaa uudisteportaalist Geenius.ee digitunniga eetris ja Apple'i juurde jäime pooleli, mainime lihtsalt lühidalt ära, et homme ehk siis teisipäeval on Apple'il mõneti ootamatu uus pressiüritus, kes tahab seda jälgida, siis puhttehnilise infona see tehakse New Yorgis, mitte Californias ja see tähendab, et kui tavaliselt need California üritused on kell 8 Eesti aja järgi, siis nüüd ma proovisin seoses kella keeramisega õigesti arvutada, mulle tundus, et see on kell 4 Eesti aja järgi homme päeval. Umbes seal kandis peaks olema, jah? Tund siia sinna, me keerasime kella vahepeal, kõik on sassis, aga ühesõnaga homme pärastlõunal ja väga palju selle kohta teada ei ole, aga tundub, et konsensus on see, et tulevad välja uued iPadid, mis on ka ilma kodunuputa, servast servani ekraaniga ja näotuvastusega. Lubatakse ka või arvatakse, et tuleb uus iPad Pro, mille juures kõige huvitavam on see, et üks väide on, et Lightning porti enam ei ole ja on USB-C. Vaat see asi, mida ma olen ka lugenud neid kuuldusi ja ei suuda uskuda ennast natuke, et see natuke on vaheks väga-väga julge samm, nagu Apple teeb oma julgeid samme, et me laseme inimestel kõik oma juhtmed välja vahetada, Maci laadijad vahetid USB-C laadijate vastu ära ja nii edasi, et võib-olla siis nagu liigutatakse seda iPadi mõttelises tooterivis sealt tahvlit juurest sinna sülearvutite juurde, et sa laed selle sama, aga seal tekib terve hulk tehnilisi küsimusi, eks ole, et inimestel on palju igasuguseid Lightning pordi seadmeid. Alustame pliiatsist. Apple'i enda pliiats laeb ennast Lightning pordist. Kas tuleb uus pliiats, kas tuleb mingi järjekordne dongle, mida sa pead hakkama kaasas kandma, tuleb mingi üleminek, seda me seda kõike ei tea. Ma ise mõtlesin üks selline mõte, mis ei ole kusagilt läbi käinud, et huvitav, kas tehniliselt oleks võimalik teha ka 2 ühes porti. Et sul on port, kuhu läheb sisse USB-C ja läheb ka Lightning. Ikkagi mingi vahe aasta peab olema, kuna füüsiliselt on Lightning port natuke väiksem. Ma tean, tõenäoliselt ei ole võimalik, aga mul selline mõte lihtsalt tekkis, et huvitav, kas puht teoreetiliselt oleks võimalik, et see oleks päris lahe asi, kui ta seal küljes oleks. Ja mina ei usu, et seal on võib-olla on 2 porti, aga see on väga ebaäplilik. Neile meeldivad sellised sümmeetriad ja et auke on nii vähe kui võimalik seadmete küljes, et see oleks ebaäplilik. Aga palju on kuuldus olnud ka, et kas tuleks mingid uuendusi sülearvutite rivisse. Me siin ka eelmine saade juba hoiatasime, et oodake MacBooki või sülearvuti ostuga, kui te vaatate, et olete mõne mudeli välja valinud, sest võib-olla homme tuleb midagi, mis teeb senised mudeleid palju ahvatlevamaks või siis senised mudeleid ei maksa ostagi. Midagi oleks oodata, et eriti MacBook Air on juba oma tehnoloogia mõttes, sisu mõttes nagu üsnagi kaua jäänud selliseks, et inimesed ootavad sinna paremat ekraani. Räägitakse uuest Airist ja see Air on üks väga huvitav toode, et ta täna on kõige odavam Apple'i sülearvuti, ta on ikka müügis, ta on täiesti vananenud sisuga, eriti see ekraan, mille värvigamma ja kõik see, see ei ole mitte kuidagi kaasaegne ja need ekraaniservad on hiiglaslikud. Tänapäeval on moes, eks ole, et ekraanid on väga kitsad servad. Mingi väide jälle liigub ringi, et tuleb uus Air, mis on põhimõtteliselt samas kestas, aga ekraanil on väiksemad servad. Ma oleks siin isegi üllatunud, see tunduks mulle nagu selline, sõltub hinnast, aga see tunduks mulle natuke lati alt läbi jooksmine või et miks siis mitte kaasajastada või ütleme hinnas ümber mängida seda tootevalikut, mis neil tegelikult juba ikkagi täna on, et tuletan meelde, et on ka 12-toline MacBook ju kusagil seal tooterivis olemas on ju, et aga see Air on nii populaarne lihtsalt, kuna ta on väga ütleme sootsa hinnaga ikkagi. Hinna pärast, muidugi, puhtalt hinna pärast. Et ega see ei oleks ka otseselt halb, kui ta saaks nüüd parema sisu ja nad suudaksid hinna samaks jätta, näeb. MacBook Prode kohta ei oska midagi oodata, et seal nad seda klaviatuuri tegid ümber, et nüüd iga saiapuru ei tee seda katki, aga nii palju, kui ma lugenud olen, siis asi ei ole ikkagi väga palju paremaks läinud nende klaviatuuridega. Ja eks näeb. Räägitakse, tõenäoliselt saavad Apple'i lauaarvutid uued protsessorid, mis Intelil on vahepeal välja tulnud. See kõik on selline hoolduskoristus põhimõtteliselt. Ja Mac Minist räägitakse ka, et üle, ma ei teagi peast mitme aasta, üle aastate saab ma ütleksin 10 aastat üldistades, ma võib-olla eksin on ju, aga tohutult pikalt. Midagi sellist, et äkki Mac Mini saab siis ka kaasaegsema sisu endale ja võib-olla näidatakse näiteks seda Mac Prod, mida nad on siin profidele kusagil laborites ju nikerdanud. Võib-olla, tõenäoliselt ta välja nüüd ei tooda, ma ei usu, aga võib-olla näidatakse mingisugust vihjet selle kohta. Ja siis on veel küsimused õhus AirPoweriga. AirPower oli siis kuulus laadimismatt, mis juhtmevabalt peaks suutma laadida mitut erinevat seadet korraga ja sellega koos peaks välja tulema uued need Apple'i kõrvaklapid, mis oleks ka juhtmevabalt siis seal kuidagi laetavad. Ma mõtlen, et sa paned selle plate peale oma telefoni, kella ja kõrvaklapid
ja kõik saavad automaatselt täis, aga tehniliselt on see olnud vist nii keeruline teha, et lubasid seda juba aasta või rohkem tagasi ja sellest pole kusagil midagi kuulda olnud, et see võib üks selliseid, kas ta nüüd jokker on, ma ei tea, paljusid inimesi huvitav, aga ühesõnaga mingi üritus on homme Apple'i tulemas, iPadid tulevad suhteliselt kindlasti ja mingit arvutijuttu ma arvan, et me ikkagi näeme seal ka. Aga vahetades teemat, jäädes siiski telefoni juurde, siis Google'il tulid ju välja Pixel 3 telefonid ja nagu Google'il ikka, siis tarkvara on põhiline olnud nende toodete juures ja paljud nende uute telefonide funktsioonidest tulevad ka vanadele. Ja praegu nad ametlikult ei ole veel jõudnud, aga mitteametlikult ja natukene häkkides saab oma vanasse Pixeli telefoni uue kaamera äppi. Nii et siis selle Pixel 3 kaamera äppi, kus on üks funktsioon, üks võimalus, mis on inimesed väga kihevile ajanud, kaasa arvatud meie enda toimetuses ja see on siis see öörežiim. Ja öörežiimi on üritatud telefonikaameratesse teha ei tea kui kaua, aga seekord tundub Google olevat teinud midagi täiesti erilist ikka. Et ma proovisin ka ise oma Pixeli peal peaaegu kott pimedas pildistades. Mingi valguse kiireke kuskilt peab tulema, et täiesti pimedas teki nii-öelda ei saa. Aga kui mingi valguse kiireke tuleb, siis ta suudab ikkagi võluda sellest välja täiesti hämmastavad pildid. See tehnoloogia on midagi sellist, et ta teeb seda pilti kaua, ta ütleb, et collecting light, kaua tähendab mõni sekund, paar sekundit võib-olla, hoiad telefoni paigal, aga siis lastakse sinna Google'i algoritmid ja jumal teab, mis tarkvara maagia veel peale. Ja see tulemus, mis välja tuleb, on ikka hämmastav. Sa nägid ise ka neid pilte? Ja ma vaatan ka, meie kolleegi Ronaldil on ka sama telefon. Ja minu jaoks eriti hämmastav on see, et telefoni riistvara on samaks jäänud. See objektiiv seal taga on sama, see sensor, mis valgust kogub, on sama. Aga nüüd tarkvara uuendusega tõesti see telefon suudab teha siis enne pilt, tavaline, on siis tüüpiline kujutad ühte Eesti hilisõhtust pilti õuest, mis on hall nagu mingisugune pruun kraam, nagu Eesti tänavapilt on. Pilt on udune, ebaterav, hägune, kollakas valgus üleni ja siis kui lülitada sisse see uus tarkvara, see uus öörežiim, siis ta suudab teha esiteks tänava valgustus all olevad tänavaosad teha selliseks nagu loomulikus valguses, nagu statiivi pealt pildistaksid. Mis on pime, taevas on pime, see on pime, et ta ei tee mingisugust imet, aga sellest järsku saab nagu kuidas öelda, täitsa ma ütlen, paned telefoni või kaamera statiivi peale, lased tal pildistada ja tuleb selline mõistlik ööpilt. Üks aga seal nüüd siiski on. See aga on see, et need pildid näevad täiesti fenomenaalsed välja siis, kui sa vaatad neid telefoni ekraani pealt. No jah. Nüüd, kui sa võtad need arvutis lahti ehk suurema ekraani peal, siis hakkad nägema müra. Sa ikkagi näed seda müra, päris nüüd sellist imet ka ei ole, et kogu fotograafia alustööd on pööratud tagurpidi on ju. Need tulemused on väga head. Aga suurel ekraanil lahti võttes on see müra seal ikkagi näha. Aga see on järjekordne väljakutse algoritmile. See ei pea nii jääma. Aga eks tegelikult ma usun, see nõudlus sellise asja järgi ongi väga paljuski igasugustest Instagramide näol, et sa saad panna sellest oma öisest vaatest kohe pildi sotsiaalmeediasse ja seda tarbidki seda pilti ekraani peal, väikse ekraani peal. Väikse ekraani peal, jah, Instagramist ei ole iPadi äppi ka endiselt. See ei ole võimalik suurel ekraanile peaaegu, et üldse seda. Arvutis saab vaadata, aga kes ikka vaatab. Aga mida see tähendab, et see oli üks selline võtmeomadus selle Pixel 3 puhul, siis vinge asi, et Pixel 2 vanadel telefonidel on see võimalus olemas. Vähemasti need 10 inimest maailmas, kes Pixel 2 kasutavad, eks selle telefonil ju müügiedu sisuliselt ei ole olnud ja eks seal on ma arvan pigem sellised turunduslikud ja müügivõrgu põhjused, et miks ei ole olnud, sest telefonina on ta täiesti super ja võiks kasutada küll, aga jah, vanade telefonide, mida rohkem see asi läheb tarkvarasse, mida rohkem telefoni uuendused lähevad tarkvarasse ja mitte niivõrd riistvarasse, seda rohkem on võimalik selliseid trikke teha, et tuua täiesti põhimõttelised uuendused välja eelmise põlvkonna telefonidele ja mina siin vaatan oma Pixel 2, alguses mul oli plaan, et ma uuendan, praegu ma tahaks oma 800 eurot endale hoida ja suht kindlasti ei lähe ostma. Aga meil on aeg siia teha paus ja siis jätkame. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
digitund jätkub, Ants Lõugas, Henrik Roonemaa uudisteportaalist geenius.ee digiuudiseid vahendamas ja tuleme nüüd siis Eestimaale ka korraks. Ants, sina kirjutasid koos meie peatoimetaja Marii Karelliga ühe väga huvitava loo Geeniuses eelmisel nädalal. Nimelt Eestis on üles pandud interneti petitsioon, kus aktivistid nõuavad 5G keelustamist ja sellel on sadu ja sadu allkirju. Kui mina viimati vaatasin, oli ligi 400, ma ei tea, palju praegu on. Kui ma kirjutasin seda lugu, siis oli umbes 300, praeguseks on juba 453, jah. Nii et tuleb juurde. Et viimane aeg on mastid maha võtta, mis see põhju, need maste selles mõttes ei ole eriti palju üldse, et siin ja seal väiksed sellised testkohakesed on püsti Tallinnas. 5G küll, aga tead, 2G, 3G, 4G, need on ka kas nad tahavad need ka maha võtta? Võtame need ka maha. Päriselt või? Kiirgus on jah, ütleme nii, et selle asja nimi on rahvaalgatus ja kindlasti mitte ei tohi öelda petitsioon, sest petitsioon on liiga pehme sõna, nagu ütles selle rahvaalgatuse tegija Liis Eller, kellega ma rääkisin. Petitsioon on niisugune, et palume ja võiks ju, nemad nõuavad, et see tuleb ära lõpetada kiiremas korras, et esiteks rohkem kiirgust ei tekiks ja võiks hakata juba ka maha võtma olemasolevaid maste. Sellepärast, et nüüd on viimane hetk 5G pidurit tõmmata, kuna 5G kõrgemal sagedusel ja palju tihedamalt hakkab need linnastunud siis alades olema need võrke, teatavasti ju peaks olema väiksema leviga ja siis on selline... See on tõsi kõik. Tehnoloogiliselt väga pädev jutt, millised on 5G võrgud, aga selle rahvaalgatuse siis koostaja Liis Ellert ja mõned teised, kellega me rääkisime, on veavad selliseid üritusi, et ja MTÜ-sid Eestis, kelle eesmärk on kiirgust, sellist elektromagnetkiirgust nagu vähendada. Ja tead, kui mina seda räägin nendega, teen sellest loo, paljud inimesed loevad seda ja me arutame, et kas see on mõistlik jutt või ei, siis paljudel tundub, et see ei ole mõistlik jutt. Me oleme siin raadiostuudios praegu, siin ka mobiilside levib, me pea ei valuta. Aga mina ei tea, võib-olla on miljonist inimesest üks, kellel pea valutab. Ja me ei saa öelda, et seda ei ole nii, et võib-olla siis, kuigi seda meile, kellel meil pea ei valuta, tundub see naljakas, et nad peavad panema siis hõbepaberist telgi oma koju, et magada, lülitama välja kodust wifi. Kõik need soovitused, mis nad ütlevad, kõlavad sellisena, et raske on tõsiselt võtta. Kuidas sa lülitad kodust mobiililevi välja, kui meil on Eestis 3 mobiilioperaatorit? Mobiililevi, oma wifi sa võid välja lülitada. Mobiililevi sa ei saa välja lülitada oma kodus. Jah, täpselt. Ma tsiteerin siin ühte teist aktivisti, keda sa oled intervjueerinud, või see Marii, ma ei tea. Raivo Orgusaar on tema nimi, kirjutas sinna petitsioonile alla ja ütleb, et tema ei lobise telefoniga kunagi pikemalt kui 2-3 minutit korraga, kasutab käed vabad seadmeid, ütleb, et isegi 3G ja 4G ründavad ajurakke ja 5G on veel hullem. Läbi selle saab inimese sisse panna seadistusi, inimest saab panna nii mõtlema, nagu sa tahad ja ütleb ka, et 3G ja 4G ja eriti 5G panevad inimese kiiresti vananema ja tema ise läheb esimesel võimalusel alati metsa ja on seal 3-4 päeva järjest ja ütleb, selline tsitaat on: esimesel päeval on wifi pohmakas, olen hästi uimane ja tohutult väsinud, tunnen, kuidas rakud hakkavad eraldama neisse ladestunud jääkaineid. No see ei ole... ütleme nii, et see ei ole teadlaste selline konsensusega tagatud jutt. Väga hästi öeldud. Neid uuringuid tehakse päris palju, on tehtud kõigi nende aastate jooksul, kui raadiolained on levinud, aga täna ei ole mingisugust laialt levinud teadlaste konsensust, et see nii oleks. Või ma eksin, on? Kas sa proovisid saada mõne teadlase kommentaari? Ma proovisin saada. Eestis tegelikult ju kogu see asi, kui sa paned mingi masinavärgi üles, hakkad kiiritama, siis peaks ütlema, et see on ohutu. Seda teeb Tehnilise Järelevalve Amet, siis Terviseamet, et sa ei saa panna üles mingit asja, mis kiiritab ohtlikku kiirgust. Ja kas 5G, 4G ja 3G ja 2G on inimestele ohtlikud? Me ei tea, et oleks ja ma olen üritanud saada nüüd ametnikke, kes kommenteeriksid, ütleksid, et me ei saa 5G ära keelata. Aga väga huvitav on see, et ma ei ole seda ametnikke saanud. Kõik otsivad vastuseid, mõtlevad, arutavad, otsivad argumente. Võib-olla on asi selles, et kui sa teed sellise süüdistuse, mis paljude jaoks kõlab väga absurdselt, siis on sellele väga raske vastu vaielda sellise süüdistusega. Et võib-olla selles asi. Aga praegu on nagu üleüldine teadmus, mida me oma kooliharidusest ja kõigest teame, on see, et kui need raadioside levib sellisel sagedusel, mis inimese keha ei mõjuta, kõik tehakse. On olemas sellist kiirgust, mis mõjutab, kui sa mikrolõnahju paned tööle, seal sees on kiirgus, mis inimest mõjutab. Aga fakt on see, et võib-olla on mõni inimene, 1 miljonist, 1 miljardist, kes mõjuvad, keda see mõjutab ja kes tunnevad ennast halvasti. Ma olen nüüd väga
skeptiline, et Eestis 5G areng nüüd nende pärast seisma pannakse. Aga aga seal on ka see asi, et ega kui sa ametnike käest kommentaari küsid, eks ole, siis ametnik ei ole teadlane. Ja kui juba maailmas täna ikkagi teadlastel ei ole ühist konsensust või ütleme, et kindlasti ei ole mingisugust suurt laiapõhjalist arusaama, et see on nii, nagu need aktivistid räägivad. Et siis ametnikul ei ole ka võimalik öelda, eks ole, et kas see on nii või ei ole ja omaette probleem on ka see, et teaduses ei ole võimalik tõestada, et midagi ei juhtu, midagi ei ole, vaid sa saad tõestada, et midagi juhtub või midagi on, eks ole. Ja teatud uuringud siin ikkagi on ju ka välja tulnud, mis näitavad, et kui sa ikkagi ülisuures koguses seda telefoni hoiad oma kõrva ääres ja 12 tundi päevas räägid sellega, et siis need mõjud on olemas. Ma ei mäleta nüüd peast, aga mitte väga ammu üks selline väga suur uuring Ameerikas tuli välja. Aga sealt ei olnud ka võimalik välja lugeda, et meie, kes me siin iga päev sellises kiirguskeskkonnas ringi liigume, planeet Maa põhimõtteliselt on selle nimi, et kõik kiirgab igal pool. Et see sellises igapäevases normaalses koguses meile midagi halba teeks, aga igatahes väga huvitav juhtum. Ja kui te mõtlete, miks me nii palju raadioeetrit kulutame sellisele teemale, siis ma arvan, et tänapäeva maailmas viimased aastad on tõestanud, et ei tohi lihtsalt ignoreerida seda, mis sinu jaoks tundub naeruväärne. Et tuleb ära seletada, rääkida rahulikult, kuulata ära argumendid ja öelda, et jah, võib-olla ühel inimesel nii on, aga 99% näevad, et asjad on teisiti ja räägime selle nii ära. Ehk siis 5G vastu protesteeritakse, tõsi, 400 häält ei ole siiski veel väga palju, kas see protest kuhugi jõuab, on väga ebatõenäoline. Aga sellised inimesi on Eestis. Vahetame veel korra teemat ja jääme ikka endiselt telefonide juurde. Nimelt telefonifirma HTC, mis vahepeal oli ju täitsa populaarne ja arvestatav telefonitootja maailmas ja mis viimastel aastatel on väga ära vajunud, kui ütleme sinna pankroti ja ärakadumise piirile, toob nüüd müüki millegi, mille nimi on plokiahela telefon ja seda ei saa osta dollaritega eurode eest. Mis asi on plokiahela telefon? See kõlab nagu et paneme ühe vinge moesõna ja siis müüme telefoni kallilt. Asjasse süüvides siis see on telefon, mis on näitajatelt igati vinge selline tipptaseme nutitelefon, mis tal on seal suur ekraan, väga vinge protsessor, palju mälu, 2 kaamerat ees ja taga, mõlemal pool 2 siis nii edasi. Plokiahel. Asja mõte on siis see, et kui sa tegutsed seal plokiahela mingite, nüüd krüptoraha on kõige levinum näide, ostad krüptoraha, sa pead seda kuskil hoidma. Plokiahela puhul kõige tähtsam on see, et kus on sinu privaatvõti, millega sa oma asjal ligi saad. Et siis selles telefonis on selline, kuidas öelda, turvaline enklaav või turvaline riistvaraline moodul, kus sa oma privaatvõtmeid saad hoiustada nii, et seda ei saa häkkida, seda ei saa netist ligi ja ainult siis, kui sa ise selle telefoni sees midagi teed, saad sa ligi. Ja tänu sellele, et su privaatvõti on nii turvaliselt kaitstud, siis sinu, mis on bitcoinid või kõik su muud krüptorahad on turvaliselt hoitud. Kuna see on nagu selle plokiahela maailma suurim risk, et kui ma hoian oma bitcoine kuskil börsil, siis häkitakse ära, kui ma hoian arvutis, kaovad ära, et see telefon nüüd nad on sinuga siis kogu aeg kaasas. Ja sa pead lootma, et sa ei unustada taksosse. Jah, täpselt. Miks on telefon huvitav, HTC siis ei müü seda dollarite eurode eest, vaid küsib 0,15 bitcoini ja saate selle telefoni detsembris omale postkasti. See peaks olema 841 eurot. Täpselt nii, 800 euro telefon. Eks siis sa saad, nad ei küsi selle eest mingit suurt ekstra raha vähemasti. Ta on tavalise telefoni hinnas. Eks see on trikk, ma usun, et konverteerivad bitcoinid kohe dollariteks, nii et aga selline, kui ta huvitatud, siis on eelmüügis HTC Exodus, nii et vaadake järgi. Hüva, teeme siia pausi ja siis viimane lõik. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Jätkame digitundi ja paneme siia siis mõned lühiuudised selle lõigu algatuseks. Me oleme väga pikalt rääkinud. Esimene lühiuudis on see, et toimus maailma kõigi aegade kõige kallim tarkvaratehing, tarkvarafirma ostumüügitehing. Nimelt IBM ostab sellise firma nagu Red Hat 34 miljardi dollari eest. Ja see Red Hatil, see on tõesti puhas tarkvarafirma ja ta on tuntud kui Linuxi suurettevõtetes suurte Linuxi projektide konsultatsiooni juurutamise lahenduste tegemise ettevõtte. Et sellest, ma arvan, digitunni kontekstis rohkem rääkida ei olegi, aga lihtsalt ma panin selle siia sisse sellepärast, et see ikkagi näitab väga
ilmekalt seda, et miks ka näiteks need teatud Eesti tarkvaraga tegelevad startupid on väärt summasid, mis tavainimesele tunduvad hoomamatud, eks ole, et miks seal miks Taxify väärtuseks hinnatakse üle miljardi, et lihtsalt tarkvara skaala ongi nii suur, et sa teed seda tarkvara kusagil ühe jupi valmis või mingi ühe asja ja sa võid seda müüa terves maailmas ja iga järgnev, Microsofti fenomen, et iga järgneva koopia on selle võrra odavam, et suured tarkvaraprojektid on lihtsalt väga kallid, sest seal on väga palju kasutajaid küljes. Ja näitab, et IBM tahab väga-väga saada moodsamaks firmaks, et siis on nõus väga palju kulutama, et saada. Tahab olla relevantne ka 21. sajandil, eks ole. Las see jääb sinna. Google'il on uus viis, keeruline uudis, mis on nii lahe uudis, aga raske seletada. Google'il on selline domeen nagu .new, ingliskeelne sõna NE2V. Ja miks see on huvitav, sellepärast, kui te kasutate Google'i kirjateenuseid või Google'i Docs, Google'i dokumenti, kontoritarkvara, siis kasutada seda uus domeeni selleks, et teha uut näiteks mingit tabelarvutuse dokumenti või uut, mis on siis Docs, on siis trüki, mul saad sõnad otsa. Tekstitusdokumenti. Ma proovin ka seletada. Nii praegu, kui sa kasutad Google Docsi, siis selleks, et teha uut dokumenti, sa pead minema kas drive.google.com või docs.google.com oma brauseris ja klikkima sealt, et tahan teha uut dokumenti. Nüüd võid sa kirjutada sinna aadressi ribale brauseris docs.new. Docs.new ei midagi rohkemat. Ja sul avaneb uus tühi dokument. Kas see on vist Gmailiga ka? Täpselt, just kirjutage oma brauseri aadressile mail.new ja siis Gmailis hakkate kohe kirjutama uut kirja. Avaneb, ma pean sisse logima ka veel, aga põhimõtteliselt jah, et sheets.new ja mis seal kõik olid, vaadake, meil on see uudis üleval, et ehk siis Google on teinud sellise progejate lahendus, et sa kirjutad nagu veebiaadress, mis on nagu käsk ja samal ajal siis midagi toimub. Jah, et vana see, et nagu DOS-i ajal, et sa pidid ikkagi trükkima neid käske arvutisse, et mitte mingi hiirega klikkima, et saad trükkida. Kui teil varsti tuleb mingi pühade istumine, tahate sugulastele muljet avaldada, siis tehke see trikk ja kõik imestavad. Mis sugulased sulle on, kellele see muljet avaldada? Paned vanaema istumine, vanaema, ma näitan sulle midagi jumala lahedat. Õpetage vanaemale kirjutama mail.new. Näete, ma lähen, teen selle brauseri lahti ja siis ma kirjutan sinna mail.new. Jah, ei võib-olla see tõstab teie kredibiilsust, et te ikkagi teate, kus arvutisitega ümber käia. Ja ma arvan, et see tõstab seda võib-olla juba ära kaduma hakanud IT-inimese müstika taselt. Ma teen nii lihtsaks läinud, vaata. Ma teen siukse trikki, see on nagu Ctrl-C, Ctrl-V, aga nüüd on veel uus asi ka lisatud. Aga tegelikult ilma naljata, mina teen neid Google'i dokumente väga tihti. Just neid kirjadokumente igasuguseid. Ja teatud aja ta mul tõenäoliselt hoiab kokku, et see on lahe, minu arvates on see lahe. On, jaa, väga lahedad proged on sul Google'is. Lõpuks Eesti uudis ka veel. Droonilennutajatelt, nimelt on valitsuses oli eelmisel nädalal siuke määrus, et keelustame droonide lennutamise teatud punktides ära, mis on siis julgeoleku kaalutlustelt väga tundlikud ja selle peale on droonilennutajad saanud väga nördinud, et see on väga kehv eelnõu. Plaan, et vanalinna kohal ei tohi lennutada droone, sellepärast, et seal on siseministeerium. Isegi siis, kui sa luba ei saagi üldse? Luba saab, aga loa saamine võib vähemalt 5 päeva ette siis kooskõlastamist, mida öeldakse, et Eesti kliimas on see võimatu teha. Sa ei tea, mis ilma 5 päevast on, kas siis sajab nuge või mitte. Ehk siis sisuliselt kaob ära võimalus, et sa planeerid seal lenda. Tahad ilusad vanalinna kaadrit saada, ei saa. Kesklinna kohal ei ole võimalik, seal on välisministeerium ja politseimaja ja huvitaval kombel isegi seadusesse kirja pandud peaministri ja presidendi kodude koordinaadid. See on kirjas seal määruses. Need koordinaadid või? Jah, ära märgitud nende kodud. Et sellepärast seal kohal ei tohiks lennutada või siis ilma kinnistu omaniku loata ei tohi lennutada. Nii et selline plaan, mis valitsuses küpseb ja droonilennutajad ütlevad, et ei ole hea, et see ei takista ühtegi pätti, küll aga takistab ainult ausaid inimesi. Aga alles see oli, kui Glenn käis meil siin saates rääkimas oma mingisugusest droonist, mis ma ei mäleta 100 meetrite või lausa kilomeetri kaugusele suutis kaameraga vaadata. Paned Russalka juurde drooni õhku ja vaatad siis siseministeeriumit. Nii et ega see tehnika areneb, et ega see nüüd päris ilmaasjate ka ei ole. Ja siia päris lõppu ma tõstaks ühe teema, mis meil on siin juba vaata et 6 aega olnud kavas. See ei ole midagi erilist, aga ma olen väga õnnelik selle üle. Nimelt ma kulutasin 5 eurot. Ja minu elu mugavus tõusis oluliselt. Mul on nüüd võtmerõnga küljes, see on muidu ka selline tänapäeva näide sellest, et kuhu me tänapäeval arenenud oleme. Mul on 2 vidinat võtmerõnga küljes. Ja ma soovitan kõigile osta need 2 vidinat. Üks vidin on see, kuhu ma panen USB-C telefonilaadija sisse ja saan sellega laadida mikro USB seadmeid.
igasuguseid. Näiteks nagu kõrvaklappe või kindlit või mul on telefoni USB-C laadija on ju. Ja teine on siis vastupidine. Ehk et ma panen sinna vana nii-öelda mikro USB laadija sisse ja saan laadida USB-C seadmeid. Sul on USB-C peal maha ununenud ja siis sa võtad vana kaabli ja saad oma telefoni. Ja see mõte on selles, et nüüd ükskõik kuhu ma lähen, no ma ei tea näiteks reisile või viskan päevaks laadijakotti, et ma panen ainult oma telefoni laadija, mis on USB-C. Ja kui mul tekib vajadus laadida näiteks oma juhtmevabasid kõrvaklappe, siis ma ei pea otsima mingisugust teist mikro USB laadijat, vaid ma saan oma telefoni laadijaga kõike laadida. Nii et ma põhimõtteliselt võin edaspidi reisile kaasa võtta ühe laadija. Mul arvuti ei ole veel USB-C-ga, aga tõenäoliselt järgmine arvuti on, et siis see oleks ka arvutilaadija ühtlasi. Ja see teistpidi vidin hoolitseb selle eest, et kui ma unustan laadija maha ja küsin, et kas kellelgi on telefoni laadijad, no siis mitte kellelgi ei ole USB-C-ga telefoni laadijad, aga mul on see üleminek võtmerõnga küljes, et ma võtan kelleltki suvalise laadija või näiteks autos või kuskil ja saan oma telefoni laadida. Sellised elukindlustuse seadmed nagu natuke. Ja 5 eurot ja alati sinu Amazonist tellisin, jah, seal saab vist mingi 3-4 euro eest saad 2 tükki pakis või 3 tükki pakis, et need ei maksa midagi. Ja ongi osad on siis võtmerõnga kohaga, et saad panna võtmete külge endale ja kuulge, pole vara hakata valima endale jõulukinke sugulastele. Nii et ja need sinu sugulased on jällegi, kes tunnevad rõõmu sellistest väikestest väga tunnevad rõõmu. Google.new ja võtmerõnga külge vidin, jah. Ansu perekonnast tulevad jõulud küll väga rõõmsad. Laps tahtis saada uut PlayStationit, aga sai hoopis võtmerõnga külge 3 eurose vidina. Ja koolituse Google'i dokumentide kasutamiseks. Selline oli meie vist tänane digitund. Meie saade on läbi ja muide me peame siis meelde tuletama meil saate lõpus ka, polegi ammu rääkinud, et kes tahab meid järel kuulata või üldse raadiosaateid järel kuulata. Et Spotify's on teatud hulk Eesti raadiosaateid täitsa olemas, jube mugav on, kes on Spotify kasutaja, pange sinna digitund sisse ja te ei pea mingisugust podcasti äppi installima ja kogu selle maailmaga ennast kurssi viima, vaid saate kuulata meid Spotify'st, nii et minge Spotify'sse, otsige digitund ja head kuulamist kõigile, aga sellega tõesti meie tänane saade on läbi, aitäh kõigile ja kohtume nädala aja pärast. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.